No nii, tere hommikust teile. Täna on kolmapäeva hommik. Kell on 7 läbi. Täiti haige, mis ilm on. Mõtlesin, tulen teen enne hommikusööki paar viset, äkki saab hommikuks kala lauale. Täiesti uskumatu, ongi suvi käes või see on mingi ajutine asi jälle. Eile õhtul käisime golfis. Oli nagu päriselt oli palav. Ma ei uskunud, et saab olla palav. Ma isegi ei võtnud mingid joped asja kaasa, olin siuke pikakäistega asjaga ja mul oli palav ja kõigil oli palav seal, kes golfis olid. Täiesti veider ja praegult on ka selline suve õhk. Eile õhtul magama läksin, mis see kell oli umbes 10:30. Hakkas vihma sadama. Räigelt selline suve tunne oli, et tuult ei olnud. Suve õhtul sajab vahest vihma, ma ei tea kuidagi siuke, ma ei mäleta, meil viimati siukest tugevat vihma sadas. Ühesõnaga, ma ei tea, mul on mingi räige suve tunne praegu, ma arvan, et teistel on ka, et olen niimoodi hommikul õues 7 paiku ja õues on juba mingi 19 kraadi. Täiesti veider. Pääsukesed on ka kohal. Need mulle ei meeldi. Need hakkavad siin maja külge jälle mingid pesased tegema kindlasti. Need linnud mulle ei meeldi, aga uskumatu jah. Kolmas vise, nagu näete, kala ei tule. Rohkem ei tee ka. Sest ma ei hakka siin hommikul loopima seda vanti. Parem läheme tuppa, teeme putru, võikusid, midagi süüa. Kõht on tühi tegelikult. Nii et lähme tuppa süüa ja vaatame, mis päev toob. Ja muidugi üks mees on ka meil siin juba. Kus sa käinud oled? Sa oled ju nii must juba. Oi, Tšuurik. No Tšuurik, näita, kus sa jooksed. Mine jookse. Tahab näidata teile, kuidas Tšuurik jookseb. Mis tal on siin jälle, jah? No Tšuurik, jookse. Ei taha joosta, tahab ka kala püüda. Noh, taimetoitlane. Nii hommikusöök on peaaegu valmis. Või leivad 4 muna sellepärast, et munad said otsa, ehk siis täna tuleb poodi minna. Üldse ei viitsi, aga tuleb minna. Paneme nüüd paar pauku seda valgupulbrit ka siia pudru sisse. Võt niimoodi. See pulber on praegu päris hea. See jätab selle pudru päris siukseks kreemiseks. Mõned pulbrid lähevad tükki, mõned ei segune üldse, täitsa erinevad on. Ehk siis ma vahepeal katsetan erinevaid pulbreid, mõni on väga kehva, mõni on ülihea. Hakkab lõpuks just vastu, et ei taha nii palju seda süüa, et tegelikult täitsa tark on osta kiloseid pakke. Siis nagu kindla peale sööd ära. Ei hakka nagu paha. Nii, opa. Nii, jälle pudru valmis. Proteiinipudru, mingi 34 grammi valk on sees. Päris hea ju. Tegelikult siuke hommikul laks annab kohe laksud sisse. Nii, panen selle pudru siia ja läheme teleka ette. Mina nagu väga siin laua taga küll ei söö, ei hommikust lõunat ega õhtut. Kuidagi harjumus on sees minna teleka ette, võtta see kauss endale sülle põhimõtteliselt ja hakata seal sööma. Ma ei tea, mõne jaoks on see kindlasti vale, aga mul suht savi, mis keegi arvab. Söön täpselt nii nagu tahan, väga mugav. Ma hakkan siin laua taga istuma hommikul, kui küürus. Pole minu teema, nii et lähme sööma. No nii, selline ta välja näeb. Ei midagi erilist, aga maitsev. No nii, pool päeva hakkab läbi saama, mis ma siis teinud olen. Tegin toitumise treeningkavasid, kui tahad ka toitumise treeningkavasid, siis mine vaata järgi reigoneeme.ee ja paneme su elu parimasse vormi, nii et. Aga praegult on vaja veel mõned pakid saata. Pakime siin särke ja sokke ja kes siis mörtsi tahab. Samamoodi mingi vaadake kodulehele reigoneeme.ee. Saate endale vägevad laksud sisse, näiteks T-särgi või siis sokid, nii et ma natuke pakin neid siin. Pärast läheb saada pakid ära ja siis kell hakkab juba 12 aga saama, nii et lõunaaeg tuleb peale, et aitab tänaseks tööst. Vaja trenni ega teha. Ma arvan, et järgmist lähemegi trenni. Mis õue minema üldse, nii mõnus ilm on, kuigi siuke sünge, aga soe tundub, tuult ka ei ole, nii et arvan, et läheme sööma ja saada pakid ära ja siis äkki teeme jõuka ka vahepeal, et üritan need siin kokku lappida ja panna pakid teele pärast. Nii et sokid on üks ilus pakkides. Nii et tavai, näeme teiega juba varsti. Nii lõunaaeg käes läheb nagu ikka see riisiroo, kakkliha ja ubadega valmis tehtud juba. Paneb 3 minutit käima ja saabki jälle valmis toidu. Nüüd trimmerdan seda kallast. Jube nõme asi, muidu teeb kõik töörobot ära. Aga see kallas on jumala haige, ta ei lähe siit kaldast alla, kui läheb siis sõidab vette eesõnaga. Lasen sellega siin rahulikult niimoodi, oppa, nii tore tegevus. Võiks olla mingi robot, mis niidab seda kallast ka, nagu eriti ja õnneks ei ole väga suur, nii et natuke teeme ja hea küll. Õhtusöögi aeg.
ma ei tea, mul viimasel ajal kõht läheb nii vara tühjaks. Ütleme enne 3 meil juba kõht tühi, et tahaks õhtusööki süüa. Aga õhtusöögis teeme täna lõhe ja fileerime ära ja paneme selle panni peale. Ülijähku saab. Kes pole panni peal lõhe teinud, siis tehke. Saate teada, kui hea, lihtne, mugav. Ühesõnaga, panni peal on väga hea teha lõhet. Ja nii väsinud on ka täna olla. Nagu te nägite, ma tegin natuke uuest tööd. Ja töö tegemine väsitab. No nii. Kala haiseb normilt. Eks mul on vaja see nüüd kuidagi ära fileerida saba poolt, aga see valet pidislik kala. Teeme niimoodi. Fileerimiseks oleks vaja natuke paremat nuga, aga see on nii lihtne. Lükkad siit noa sisse ja lased siit mööda nahka naksti. Tuleb nagu ta võtab mingi seal salvak äkki siis libise see vahet näpu vahelt ära. Sest et tahaks ju ikkagi fileerida niimoodi, et ühe korraga tõmbaks siit naksti. Nuga võiks muidugi teravam olla, aga no on nii tehtud. Tahate näitan teile puhast fileed või? Kuidas fileeritakse kala nii, et nagu naksti ühe korraga. Opsti, vaadake. Luksus. Selle, mis iganes naha küljes praktiliselt polegi seda kala. Ehk siis vana kokapoiss, vaata, võib minna köögitööle küll fileerijaks. Naksti kala tehtud. Lõikame nüüd kala piiludeks. Mingisugused normaalsed viilud, mida on hea lihtne panni peal ümber pöörata. Panni peal läheb tõesti kähku. Kõrvale mõtlesime, teeme seda tatra asja. Aga mida ei ole, on see tatra asi. Ehk siis teeme makaroni kõrvale. Pastat. Päris kehva lugu, kala ja pasta. Ma ei tea, suht sabi ausalt öelda, et tegelikult peaks midagi süüa saab. Sest väsinud on olla ja tahaks midagi süüa juba, nii et näeme teiega siis, kui kala hakkab praadima. Ma vaatan, äkki siin mingid luud ka sees. Nii, kala läks pannile, vaikselt särise juba, mega hea näeb välja. Panin pastaga potti, sellega või kauemisega kui kalaga, nii et kohe saab süüa. Yes. Raskust on teema päris palju peab 210 kilo. Eelmine nädal oli väga kiire nädal, ei jõudnud üldse raskust suruda. See nädal tahaks jõuda natukene jälle raskust liigutada, muidu läheb asi kehvaks. Iga nädal tahaks suuri raskusega korra puududa, vähemalt korra nädalas. Sellest ma olen niisugused sidemed peale, sest et mul on praegu ei ole kohta, kus ei ole valus. Õlad, küll on liigesed, randmed, selg. Edanaga praegu on mingi korralik põletik kehas iga pool. Eks ma panen kõik, mingi randmesidemed panen peale. Ma muidu ei kasuta randmesidemeid väga üldse, aga heaks juhus praegu panen. Nõrgad on, mida nende pärast oleks mingi mure sugumise. Nii et korrustarv, ma ei tea, 1 miinimum. Võib-olla tahaks raskus suurde panna, kerge. Aga ei tea, kohe saab teha. See tegelikult kerge oli. Sellepärast eelmine seeria oli 180-ga. Ehk siis päris kõva hüpe. Keha ei olnud selleks valmis. Aga liikus väga kontrollitud ja kuskil valu ei lööd, nii et paneme juurde. Vaat seda nimetaks pingutuseks. Sarraks. Nii, teine harjutus on rinna lendamine kaablil. Praegu on nii, et ei viitsita pinki eest ära võtta, ma lihtsalt põlle peale ja kütan minna. Rinnal teengi enamasti suht tihti ainult 2 harjutust. Surumine ja lendamine. Ja ma arvan, et lihtsalt rohkem pole väga vaja muidu. Ma ei tea, ei taastu ära ja ei saa nii palju koormust anda, kui tahab teha kasvu nädalas. Ja 1.
iga seeria panen juurde, teen 5 seeriat või 6 seeriat umbes nii. Neile mõlemale meeldib Saroniga trenni vahel midagi süüa. Saron just tegi ananassi. Mega hea, ülimahlane ka. Kodus on nii hea, vaata, saad alt köögist tuua midagi head. Pista jälle, trenni edasi teha. Eks see kodus trenni tegemisel on nii plusse kui miinuseid. Mõni peal lihtsalt ei viitsi teha trennit, nagu kui nii lähed on jõusaal. Nüüd näit magamist toast tuleb otse jõusaali, et ei ole selleks motivatsiooni, aga tegelikult on ikka mega hea. Mega mõnus, aeg kokku põhiline, et ei viitsi minna ja kuskile saali sõita koha peale, nii et kodus on mega hea teha tegelikult. No nii, uus päev käes. Vaata, keegi teeb tööd ka vähemalt, panin just poisi tööle. Oleks vaja see plats ära niita, nii et hakka pihta. Piiksub, järelikult töötab. Ühesõnaga täna on käes, mis päev täna on? Neljapäev. Kohe aega rääkida, mis täna toimub siis. Täna on lõuna on käes juba, väga midagi teinud ei ole, sõime lõuna ära. Käime churroga jalutamas ja siis ma pean trenni tegema. Täna on õhtul Noko PR-üritus kuskil Mustamäel. Eks seda näete juba pärast poole, siis filmin seal ka natukene. Täpselt tean, mis saama hakkab seal, aga natuke juba tean. Et vaatame seal mingid, ühesõnaga seda ma ei räägi veel ära, muidu te ei viitsi vaadata ju. Aga praegu lähme tiirule ja ilma te olete vaadanud, minge kohe praegu vaadake, kohe minge video lõpus minge vaadake. Ilma teade, et täitsa uskumatu lubab suve, iga päev üle 20 kraadi, ehk siis suvi on kohal. No praegu ei ole täna veel, aga homsest vist läheb iga päev üle 20, see näeb seda, et rohkem golfi, veel rohkem golfi ja veel rohkem golfi. Vaat nii, Churro esimene lemmikpost, kohe peatumiskeeld, ma ei tea, mis postmärk see on. Ühesõnaga, Churro lemmikpost on, siin on kogu küla lõhnad, järgmine lemmikkivi. Aga jah, me oleme teeme väikse tiiru, no nii väikse ei tee, sest ta on täna päris mitu tundi üksi kodus, ma ei teagi, kell 3 läheme siis kodust ära, pisib, 3 läheme kodust ära ja koju jõuame arvan mingi 9, äkki jõuame varem juba, 3:30 lähme ära, ma ei tea. Ühesõnaga tuleb pikk tegus päev. Mul läks ju see golfi, see driveri vars puruks, ehk siis ma lähen täna Steni juurde Next Golfi ja ma loodan, et ma saan sealt endale uue varri, et tal on midagi täpselt sellist, mida mul vaja on. Sest ega minule ju igasugune varr ei sobi, ma mingi naiste vart ei taha. Las kõige pikemat ja ideaalis kõige kangemat. Aga ma mõtlesin, äkki prooviks, ma ei tea, kas see huvitab see golfi jutt, ma räägin ülekult, aga kuulake ikka. Prooviks midagi hoopis teistsugust, prooviks mingi pehmema fleksiga ja äkki tekitab siuke bounce või midagi nagu, et lendab äkki palju veel kaugel, ma ei tea, vaata. Long driverid kasutavad täitsa erinevaid neid varsi, mõnel on ülijäik ja mõnel on see hästi tugev, mul jooksis mõte kokku. Ma hakkasin vaadata, kuidas naabri meie robot niidab nii ilusti nagu jalgpallimuru, väga ilus. Eks mõttes hästi, ühesõnaga mõned kasutavad hästi pehmed naiste fleksid, kasutavad hästi jäika, üldse ei paidu läbi. Eks ma tahaks midagi vahepealst äkki, sest mul enne on hästi jäik ja pooleks nad lähevad niikuinii kõik, see on fakt. Ma olen löönud neid pooleks nii palju juba, et oi. Aga jah, näeme teiega juba autos, ma arvan, kui me joome jälle Nokot, sest mul on laksu vaja varsti. Ma hakkan vaikselt ära väsima. Ei, trennis ka äkki natuke paar harjutust. Täna on see lihtne trenn. Beat Street see õlg. Ma olen nii väsinud. Ma arvan sellepärast, et 2 päeva on siuke jama ilm on, siuke sombune värk. No nii, masin on terve talv sõisnud. Ehk siis ma pean natuke liigutama, teen paar ringi lihtsalt, et muidu sureb täitsa ära. Ma ei kasuta üldse ATV-d ainult talve lume lükkamiseks, nii et oleks vaja põhimõtteliselt puhtaks pesta ja panna garaaži seisma. Aga vaja peab liigutama ka, nii et natuke liigutame. Jõudnud tuppa, trenni ei ole jõudnud veel. Sest üks mees tahab natuke palli mängida, aga ta ju ei anna seda palli. Või annab, aga ta ei jõua ära oodata, ma viskaks ta. No nii, anna. Tšuurik, pane see käe peale. Vaadake mõnus ilane pall. Vaata, robot on ka seal. Napikas, keegi teeb tööd ka. 4 päev peab ikka keegi tööd ka tegema. Jube hea masin. Nii, Tšuurik, oled valmis ja vaadake seda mõnusat ilast palli. Fokusseerib. Oppa, mõnus. Täitsa haige loom. Nii, olen kohal siin Noko üritusel. Koht on päris ilus. Lipud on väljas ja esimesed inimesed on kohal ka juba.
nii et hakkan vaatama saama ka. Nii, teen paar klippi ka veel. Ma arvan, ma hakkan siin pikutama täna, aga tegin juba esimese testi ära sellele masinale, triitsepsmasin, mis ta näitab siin kaalublokk 45,5, ütleks isegi, et natuke rohkem tundus, kui kirjas on. Testime seda Outfit Gym'i triitsepsmasinat, mis ma ütlen, pluss on see, et päris kõrgel on see, et ka pikem inimesed saavad kasutada ja raskus on päris hea. Kummimatt võiks tagapool olla. Nii. Ja mis ma ütlen, täitsa toimib, aga üleval kaob raskus ära. Ehk siis see toru, mis seal on, võiks veits pikem olla, aga muidu on päris hea, toimib. Liikumine on enam-vähem õige. See laag siin peal on hea, et on olemas, et ei ole kinnine, et ta ei ole fikseeritud, et liigub. Biitsepsi aparaat olemas, siis teeme seda, mis ta näitab 16. Ma ei tea, kas see on kilod. Aha, loogile, siin on vastupidi. Siin on siinpool kõige raskem, 32,5. Vaatame, kas vastab ka 32,5. Kahe käega ei tohiks nagu midagi olla. Okei, noh, see on selline täitsa tühi raskus. Et see on natuke nädi. Aga jälle otseselt, noh, natuke murrab rannet. Et kõige halvem ei ole. Loksub. Noh. Ja, pole viga. No nii, töö käib. Päris palju rahvast on, kõik masin on täis. Üks mees siin viilib, aga noh. Töö käib. Jõudsime lõpus koju, kell on juba 9:30, päris hilja, aga ülimõnus ilm on, vaadake seda vett, reaalselt peegelsile, täitsa haige, atšuurik ka siin, opa, kuid ta on nii õnnelik, et tal on kodus jälle. Kell hakkab saama, mis ta näitab siin, juba ära kustunud, hakkab 11 saama ja ühesõnaga tegelikult peaks juba magama, aga mul läks kõht tühjaks enne magaminekut veel, nii et ma teen kiire protešeigi ennem veel ja siis lähen juba magama, ehk siis ühesõnaga kergel laksust sisse enne magaminekut ja hea tööd teile, näeme juba homme. Homme tuleb põnev päev, nii et näeme juba homme. On reede täna. 15. mai on jah reede ja kell on 1, ehk siis paras aeg tulla golfi mängima, mega ilm, täitsa haige, nüüd vist tulebki suvi, nagu ma ütlesin. Opa, teeme mõned löögid soojaks, mingi 50 palli umbes ja siis lähme juba rajale ka. Täna pidi Kärtsu ka meiega tulema rajale. Vaatame, kuidas see golf käib. Turra on siin meil ja Saron harjutab seal praegu putti. Aga jah, lähme rajale varsti. Teeb soojaks. Mulle ei meeldi kunagi rajale nii minna, et ma üldse sooja ei tee ennem. Sest nii ei ole mõnus. 144 meetrit 8-ga. Siuksed õrnad kõksud. Ja varsti paneme tugevamaid lööke ka. Driveriga. Nii et natuke lööme soojaks ja siis juba rajale. Ma näitan raja peal käile. Mõnda lööki. Mega ilm on ka. Nagu ma juba ütlesin muidugi. Nagu tunned lämbe õhk või selline ulme mõnus, kõik roheline ja järsku läks roheliseks ära. Näed, Tšurra meil siin praegu pikutab. Siin on see masin. Ma olen enne võist näidanud. Näeb neid löögi asju. Pikutab, varsti läheb ta siia autosse ja lähme juba rajale. Või ma natuke zoomin teile siin rada ka. See on seal 9. rada, kus praegu seal poisi putivad. Mega ilus ju. Ja näe, Saran tuleb sealt. Ops, nii õnnelik. Ma arvata on, kui golf saab mängida, see on õnnelik. Ja siis varsti lähme. No nii, Tšurra on nii rahul. Vaatab, opa, mingi putukas. Sööks ära, protelaks. No nii, paneme driveri ka paar purrakat ja siis on juba aeg minna rajale. Väike väsimus on sees juba. Aga nüüd vaatame. Opa, ma ei näinud, kus ta läks. Päris otse. Kaugus 284 meetrit. Enam-vähem. Sellega oleks rajale väga rahul. Aga tahaks ikka, mul on alati see, et tahaks enne rajale minekut 300 täis saada ühe korra siin range'il. Siis on nagu tuju hea. Teil on 3 sekundit aega arvata, miks Tšurral siuke nägu peas on. Sest et ta vaatab oma sõpra luigepossi. Ta pole väga näinud neid, aga siin rajal õnneks on neid. Saab vaadata. No Tšurra vaatame siis natuke aega luike. Oot, kus sa minna nüüd tahad? Kinni püüda või? Normaalne. No nii, Saronil siuke raske džip. Opa. Napikas. Rada 4 umbes 65 meetrit on vaja lüüa. Raud 8-ga paneme kõksu ja äkki ongi tavaliselt vasakul, aga anname endast parim.
no niisamal rajal vaatame, kuidas Saronil löök välja tuleb. Läks enam-vähem samasse kohta paremale Greeni serva. No nii, rada 5, 300 meetrit lipuni. Vaatame, mis teha annab. Siin vahest tuleb päris hästi välja, vahest tuleb üldse välja. No tabamine oli kehva, aga lendab küll. Enam-vähem otse kergelt vasakule. Nii, vaatame Saroni drive'i ka. Opa, no see oli ilus drive. Täiesti otse, nii nagu mina oleks pidanud lööma, aga noh, mul nii hästi välja ei tulnud. Poiss on juba väsinud. Tšuurik tudub. Vaat, niimoodi tehakse samme, mitte nii nagu meie teeme. Sõidame Tšuurikuga siin Ferrariga. Lihtsalt noh, ütleme nii, et mul on vigastus. Mul on see arstiluba. Nii, Tšurro, naerata kaamerasse. Ta ei taha enam naerata, väsinud juba. Saran naeratab. Just, Tšurro, vaata nüüd, ma võitsin biitsepsit äkki. Vaata, naeratus. No nii, Kertsu näitab, kuidas käib golfi mängimine. Wow! Ma olen best coach nagu reaalselt. Vaadame, mis see rekord tuli. 81 meetrit. Juhtina. Kertsu rekord. Ja tulista. Ma ei löö, ette kukub. Täpselt nii. Vau! Ilus vaadata. Ma sain sinna Greenile või? Jah. No nii, kell on 8:10 minutit. Tänane päev hakkab läbi saama. Olime kokku golfis 6 tundi ja peale. Sõidu peal läks ka veel 2 tundi, eks siis täielik tööpäev, eks tööpäev on läbi, töönädal sai läbi. Ja homme lähme hommikul jälle golfi, aga täna väsinan alla, kõht on lühi. Õhtus pole söönud. Aga ilm on väga, ma ütleks, huvi on kohal vaikselt. Õhk on veits, on jahe tegelikult, ütleme ausalt, aga suvel on õhk jahe, nii et tule, see mees oli ka meiega 8 tundi täna sõidus ju. Kuidas see ära ei väsi? Uskmatu. Tegelikult ma arvan, et ta on väsinud, ta lihtsalt teeb näo praegu, et ta on kõva mees. Tuppa läheb, hakkab norskama kohe. Aga ma arvan, et täna rohkem vida ei tohi hüpata Tšuuri. Ta on nii väsinud, ta ei tea enam käskle. Ma olen ise ka väsinud, ma ei suuda ka enam sõnu välja saada. Läheme tuppa, ma teen süüa endale midagi ja näeme teiega, ma arvan, et homme. Ma arvan, et täna ei jõua rohkem midagi filmida. Nii, tere hommikust teile, laupäeva hommik on. Tegelikult peaksime golfis olema, aga me magasime täna sisse. Siuke asi juhtus. Ma arvan, et esimest korda elus magasin mina sisse, ma arvan, et Saron on sisse maganud äkki. Aga panime äratus mõlemad kella 6 ja täpselt nii, kui mõlemal äratus käis kella 6. Lakspeneid kinni panime ja ärkasime kell 7. Ehk siis golfi me ei jõudnud hommikul, sest et kell 8:56 oli veel golfi aeg, digiaeg ja sellele enam ei jõudnud. Siis ei olnud mingi motivatsiooni püstiga tõusta voodist. Ehk siis me olime mingi, ma ei tea, 8 läbi alles tõusime voodist püsti. Tegime hommikusöögi ja nüüd oleme siin õues, võtame päikest. Ei teagi, kas oli halb või hea, et ei jõudnud. Noh, päikest võtta saab mõttes puhata. Päris väsinud on olla ka. Aga panime uue diaja ja lähme enne 3 või no ütleme 3-st lähme. Ehk siis sööme lõuna ära ja lähme hoopis siis. Jõuab praegu varsti jõusaaliga ära teha. Nii et võib-olla on hea, et saab teha jõukaga ära. Opa, biitseps vaja kasvama saada. Nii et äkki näeme teiega jõukast korra ka, näitame, mis ma teen seal täna. Ma veel ei teagi, see päev on rinnapäev, eks olema. Rind käed. Opa. Nii, me ostsime väga huvitav asja Tšurrole. Nii et Tšurro hakkame testima. Tegu on trepiga. Vaadake. Ma ei pea teda enam tõstma, sest mul on selg haigeks ja see on väga hea. Aga nüüd testiks nagu ära kohe, kas laua peale ka lähme. Tšurro, vaata. Trepp, tuled või? Trepist ülesse. Ja, laagitame jaoks. Kuskile paremat kohta testima. Tšurri proovi ikka, astusi peale. Suht tugev, kannatab siin küll. Testime, tule siia. Tule, vaat niimoodi. Tule, trepp. Ta pole vist kunagi trepis käid, ta ei tea, mis trepp on. Aga küll ta pärast autosse proovib. Nii et vaatame hiljem. On päris hea, tõesti mõtta, ma ei arvata, et nii hea. Kell on 12:53, mul on umbes tund aega. Teha kiiret trenni ära. Opa, selleks tõmbame laksud sisse ja teeme kiiret trenni ära. Siis tõmbame lõuna ja siis lähme kohe golfi.
ma ei tea, palju ma trennist jõuan näidata, aga teen kiiret rinda, piitsa-triitsa nagu ikka. Põhiselt peab ära teha. Seda jalga see nädal teemata, vaatame äkki teeme homme, siis kindlalt teeme homme. On ikka hea kraam küll. Hakkam pihta. Kõigepealt panengi soojenduseks lihtsalt kerge raskusega. Mõned seeriad ja siis paneme raskuse peale ja hakkame lammutama. Jop. Näitan teile, kui mõnus lounge mul siin on, kui trenn on siuke pausi peal vahepeal. Üks harjutus tehtud, siis tuleb vahepeal rõdu peale vahetada. Oppa! On ikka ilus vaade küll. Täitsa haige. Ja siin vahepeal istud ja siis pukkad ja siis lähed teed trenni edasi. Ja sõber tuleb ka, sõbra lemmik ka koht on ka see. Suurole meeldib ka olla rõdul ja või kui mõnus, värske õhk ja puha. Täna vist teingi ainult selle 160 kiloga. Teen lihtsalt 4 seeriat ja hea küll. Võtame juba uue harjutuse peale seda. Opa! Iga seeria üritan teha enam-vähem nii palju kui jõuan. Täitsa lõpp, Surole meeldib siin diivani peal olla. Toasta ei või diivani peal olla, aga siin meeldib. Naudib. No nii, jälle raes, tänane päev. Suht kähku on läinud. Tegime 9 rada golfis, tegin rekordi täna. Kusjuures +4, ma ei tea, palju see kellegi ütleb. Minu jaoks ulme päev täna. Näe siin raes, plakat ka. Eks siis aitab tänaseks. Käisin kiire toidupoes ja vaatame, mis ma siis ostsin siin. Leidsin midagi eriti huvitavat Talleegilt, selline magusapud, mingid rinnafilee ribad, tunduvad ülihead. Siis mõned pakid tavalist kintsuliha, siis mõned pakid, 8 pakid delikatessakliha, lappi leiba, mõned küpsised, mõned müslibatoonid, 6 pakki kohupiima, sulatjuustu, kodujuustu, tavalist juustu, šokolaadi siin all peidus veel. Siis siin on mõned müslibatoonid, siis küpsist, sirni, keefiri, jõuna, nätsu, ühesõnaga siuke täiesti tavaline toidukorv. Äkki saite mingeid ideid siit, mida veel, mida teie võiksite osta näiteks oma toidukorvi. Ma arvan, päris palju ei söö kohupiima näiteks õhtuti, miks mitte. Ma söön iga õhtu kohupiima, müsliga ei pea sööma, aga marjadega näiteks. Või siis, sa veel teile pakkuda võin, opa, kui seda pole proovinud, siis ärge oske ka, seda hakkab meeldima. Aga ma arvan, tõmba selle video nüüd täitsa kokku siit, sest et see kõik asi ma kokku ka panna nüüd ja siis näeme teiega juba nädala pärast. Like, subscribe ja pühapäeval tuleb uus video.